Alutaguse malev korraldab järjepannu mitut riigikaitselaagrit. Üks laager on selja taga. Kuidas teil läks? Väga hästi. Väga meeldis. Ja. Miks te laagrisse tulite? Sest meil on gümnaasiumis riigikaitseõpetus ja laagris on ka osa kursust. Mida te noortele riigikaitselaagrisse õpetate? No meil on ikka päris palju neid õppekohti, alustades nii varustusest, nii rühmade kui ka isiku varustus, pluss laskmised, topograafia, toitlustus, hügieen, sideõppe, esmaabi. Teil on just laagri selja taha jäänud. Kuidas läks? Mulle isiklikult väga meeldis. Tegime väga palju huvitavaid ja põnevaid asju ja üldse oli väga lõbus. Mulle meeldis ka. No, ma isiklikult olen siin teist aastat järjest, et ma lihtsalt tahtsin näha, et kuidas need asjad on praegu teistmoodi või. Millega riigikaitselaager Alutaguse malevis tavaliselt lõpeb? Lõpeb, ütleme, niisuguse võistlusmomendiga, 2 üritusega. Üks on orienteerumine, mis on aja peale, ja teine on ka sõdurioskuse rada. Nii-öelda siis takistusrada, mida peavad läbima kõik telgiliikmed, grupiliikmed. Kuidas noored sõdurirajaga hakkama said? Kellel läks see kergemini, kellel oli füüsiline ettevalmistus oli vähe tugevam, läks paremini, aga ütleme selles mõttes läbi saivad kõik.